Paide teatri dramaturg Mart Matteus, sa oled nüüd kirjutanud loo valmis selle väljaku jaoks. No ütleme nii, et osaliselt on ta valmis, tekst kujuneb, sest meil on näitlejad proovides, näitlejatel on omad mõtted, omad viisid, kuidas asju teha, mis neile meeldib, kuidas eks ju muuta, nii et töös on, jah. Kas see kirjutatakse nagu seriaali siis, et kus mõningatel puhkudel on niimoodi, et seltskond arutab, et mis sest loos peaks edasi saama ja siis dramaturg või kirjutaja kuulab ja siis läheb kirjutab, mida taheti? Jah, nagu selles mõttes väga palju tööd on selline, et sa käid proovis kaasas, sa vaatad, mis töötas, mis ei töötanud, mis meeldis, mis ei meeldinud, mis kinnistub ja siis sa põhimõtteliselt lähed õhtuks ära ja sulged ukse ja kirjutad järgmise versiooni ja niimoodi ta nagu vaikselt koorub. Ma saan aru, et dramaturgi unistus on see, et hästi palju inimesi tuleb kokku ja siis saab neid üllatada, nad ei tea, mis üldse tuleb. Aga me elame sellistel ajastul, kus inimestel on väga palju valikuid ja nad tahavad ikka olla kindlad, et nende meel saab ära lahutatud. Millega see tükk lahutab meelt, kuidas see tükk toimib, mis selle kohta saab öelda praegu? No ma arvan, et esmalt ta kõnetab, eks ju, Paide ja Järvamaa inimesi. Ma arvan, et kuna me oleme kogunud kokku palju inimesi või intervjuusid inimestega, kes on seotud Paidega ja Järvamaaga, siis ma arvan, et on huvitav lihtsalt tulla siia ja panna iseenda elu näiteks võib-olla konteksti, võib-olla sinu enda suhe Järvamaaga või väiksema Eesti maakohaga, et sa saad läbi väljaku tegelikult panna selle enda oleviku mingisugusesse konteksti, et mis on tulnud enne sind ja mis võib-olla tuleb pärast sind. Ja ma arvan, teine pool, mis on nagu huvitav, on lihtsalt see, et see on meie esimene lavastus. Ma arvan, et see on lihtsalt ka meelt lahutav selles mõttes, et on huvitav tulla vaatama, mida uus Paide teater teeb. Ja omalt poolt ma saan lubada nagu head teksti. Selles asjas toimetavad 3 maja. Üks on see maja, mis nüüd kõvasti on vabadust suurde saanud, et tast on Vabalinna maja saanud ja siis see asi, mida taheti vahepeal maha lammutada, kelle see vana rääbakat restorani vaja on. Ja siis see maja, mis ehitati kunagi 50. aastate stiilis kaubamajaks, mis enam kindlasti ei ole kaubamaja. Sa oled valinud niisugused kummalised majad. No kas nüüd kummalised? Ma arvan, et kui te etendust vaatama tulete, siis ma arvan, et teile saab selgeks, kui palju ajalugu nendes majades tegelikult on. Ja nad on väga huvitavad nagu ajakapslid mingis mõttes. Ja nendega on palju nagu mängida olnud, et kui me viisime ka näitlejad esimest korda sinna, siis nad kõik olid nagu nõus, et seal saab ägedat asja teha. Et ma olen nagu väga rahul sellega. Mis nendes majades toimuma saab? Kas nendes majades räägitakse igas majas mingisugune lugu või on see üks lugu, mis käib kaasas või mida eestlasest teatrikülastaja kindlasti kardab ja mille kinnitamise puhul sa ei pea muretsema, et keegi tuleb, nad ei tule. See on see, et inimesed pannakse ise mingisse ebamugavasse olukorda ja näitlejad saavad siis nende üle naerda. No ma arvan, et ma nagu eks ju sisu ei saa sulle avaldada, aga ütleme niimoodi, et on segu. Aga struktuuri? On struktuuri selles mõttes, et sul on nagu väga nagu spetsiifilisi narratiivseid lugusid, nagu selles mõttes traditsiooniliselt kirjutatud stsenaariumeid, nagu pilte ja mänge tegelaste vahel, aga on ka nagu dokumentalistlikke elemente. Et see on nagu segu sellest ja iga maja hakkab esindama teatud elementi. Kas see on kellegi käest kuuldud päris lood ka mängus? On. Ja siin on välja mõeldud lood ka? Seal on välja mõeldud lugusid ka. Öeldi veel niisugust asja tänasel kohtumisel, et ärge kontsa kingi pange, no mina luban, mina ei pane. Ja muu riietus olgu ka selline nii-öelda vaba ja sportlik, mida see siis nüüd tähendab? Millised ebamugavused see endaga kaasa toob? No see tähendab lihtsalt seda, et kui sa lähed rändlavastusele, see tähendab seda, et sa kõnnid väljakul ringi, see tähendab seda, et sa võib-olla pead trepist üles minema, trepist alla minema. Et me tõesti ei hakka nagu sind rabasse viima, kui sa tuled kallis vaataja, aga sa pead kõndima erinevates majades, väljakul natukene ringi. Lubati, et see matk ei ole päris? See päris matk ei ole, ta on rännak. Kas nalja saab? No see on nüüd väga subjektiivne küsimus. Ma arvan, et saab. Nagu see viis, kuidas mina olen kirjutanud. Seal peaks olema naljakaid kohti iseasi, kas publik saalis naerab, seda ma kontrollida ei saa. Et see, eks oleneb publikust. Ega siis midagi, nii palju õnnestus praegusel hetkel siis teada saata ja me jääme seda asja ootama. Juuni esimestel päevadel läheb siis lahti üksteise järel päevast päeva. Teine juuni on esietendus, palun ostke pileteid. Kas esietendusele ka veel saab praegu, tead? Veel saab. Oho,
aga siis on selge, saab teha ajalugu olla Paide teatri teise trupi esietenduse tunnistajaks.